looja ja üldse see kapslite ajalugu ongi alguse saanud temast, aga esimese masina väljatöötamise ajal oli ta tegevfirmas Nestle ja esimene kapsli selline masin siis või tehnoloogia sai valmis aastal 1976 ja patentidega on ikka nii, et vähemalt 20 aastat või erikokkuleppel ka kauem on ta siis sellise looja valduses ja Nestle siis kasutas seda. Ja too aeg oli ju see, kui tere, kohvimaailmas tundus, et viimane sõna on ikkagi lahustuv kohvi ja Nestle huvi oli arendada ka lahustuva kohvimaailma. Aga Vapre tahtis ikkagi täiustada seda espresso varianti ja 90. aastal ta lõigi siis lahku, tuli Nestlest ära ja hakkas tegutsema selle Monotori nime all. Tere! Ja patent on siis sellele nii-öelda tehnoloogiale või masina sisule, aga mis leiutaja sa ikka oled, kui sul ei ole võimalik seda turustada, siis sa ju edukas ei ole ja nii on tema erinevaid partnereid leidnud. Ja 2000 aastal alustas koostööd Lavazza firmaga ja siis kasutati seda nii-öelda masina sisu sellise kaubamärgi all nagu Lavazza Blue. Edasi tuli tal koostöö Delizioga ja siis 2010. aastast on näha siis juba kaubamärgi Mocofe. Siin tassi all on näha selline M ja O ja täpselt selle firmaga siis, kuidas ma võiks ütlema, Mocofe ei ole midagi muud kui Monotori tütarettevõte, kes siis turustab seda sellist kohvimasinat üle maailma. Ja Strato Plus masin sai valmis 2010 ja umbes siis sellest ajast on ka see Strato, mis siis on nüüd saadaval Spinglo kaudu. Ja siis kaubamärgiks on koorekohve. Ja esimene tellimus, siis see stardipakett koosnebki siis sellest masinast, 2 tassist ja 156 kapslit, millest on siis 1 karbitäis teed, 1 karbitäis šokolaadijooki ja 1 karbitäis sellist miksi, kus siis on esindatud kõik need teevariandid, mis neil on ja on olemas isegi see kofeiinivaba kohvi ja puljong on seal olemas. Aga see 100 püsitellimus, siis see koosneb ikkagi 4 erinevast kohvist ja seal on siis Adiago, Allegro, Crescendo ja siis selline Belcanto. Et ilusad itaaliapärased nimed, eks. Ja espresso on üldse ju nii-öelda ikkagi Itaalia kohvi või mida teie mõtlete sõna espresso all, kui keegi ütleb? Siis itaallaste mõistles ristretto on eks ju kõige kangem, kus siis kasutatakse poole vähem vett kui teistes, siis selline normaalne sort on see võib-olla Adiago ja Crescendo ja siis on olemas neil see lungo, mis siis on nagu pikk kohvi ja mida siis juuakse või ma ei saa öelda, et lahjem, nad on kõik kanged kohvid, eks ju. Ja itaallased on üldse nii ranged oma selles kohviteoorias, et neil on lausa selline, spikerdan vahepeal. Itaalias on loodud Itaalia Espresso Rahvuslik Instituut, mis siis on loonud sellised tõelised standardid, millele siis peab üks tõeline Itaalia espresso vastama. Ja need nõuded siis näevad ette, et kes see restoran või baar, kes tahab siis pakkuda nii-öelda sellist klassikalist espressot, temal peab olema sertifitseeritud kohvisegud, sertifitseeritud seadmed ja sertifitseeritud personal. Ja see tass võib neil siis mahutada 75 milliliitrit, aga kunagi ei tohi siis sellist pattu teha, et sinna rohkem kohvi sisse valada kui 50 milliliitrit. Et need tassid on siis 100 mahutavad. Et kui te nüüd tahate siis tõelist Itaalia ristrettot,
siis 25 milli oleks siis piisav kogus seda kohvi siin sees. Aga ma arvan, et eestlase jaoks on see selline suht täis tass ka ikka väga hea elamus, et me ei ole harjunud ikka nii igapäevaselt nii kanget kohvi jooma. Ja kui espresso kohvik Itaalias on ikkagi selline meeste kogunemiskoht, kus räägitakse siis naistest ja spordist, siis ilmselt see mõte, et ikkagi, et kodus seda teha saaks, oligi see, mis Vafre mõtted liikuma pani, et teha selline masin. Ja Vafrest on ilmunud siis üks artikkel, tema enda intervjuu siis sellisele suurele kohviajakirjale nagu Global Coffee Review, kus ta siis räägib sellest, miks ja kuidas ta on selleni jõudnud. Ja siin tuleb välja, et ta on tõeliselt ambitsioonikas mees, et ta on ju teinud veel ka eraldi spetsiaalse masina tee jaoks, teetrend, millega ta siis mõtleb nagu siis Hiina turu ära võtta. Et selle teepresso ajalugu on ka 10 aastat, nad on ikkagi välja töötanud koos abikaasaga seda. Ja seal ilutseski selline pilt siis, kus see Anna-Maria siis valab siin teed. Et kas nüüd keegi tahaks veel oma elamusi kohvist rääkida või millestki kapslitest Nespressol, seal kasutati alumiiniumi, aga Vafre on ikkagi öelnud ka siin ajakirjandusele, et tema on sellise nii-öelda ökoloogilise mõtlemisega ja et pikaajalist sellist, kuidas mõnda probleemigi lahendada, siis prügi siis seisukohalt on tema kasutusele võtnud nüüd materjali, mis on see polüpropeen, eks ju, ja tema on siis põletatav. Noh, eestlase jaoks ka mitte midagi ei ütle, aga muu maailm juba aastast 1900 põletab prügi ja kasutab nagu prügienergiat. Meie oleme selle põlevkivi peal siin ja noh, täitsa ükskõik, eks ju, millest ta tehtud on. Aga ega nii päris ükskõik ei ole, et see on eriline plast, mis siis talub seda suurt rõhku ja mis siis tõesti pärast kasutamist võib jätta ohutult loodusesse lagunema või oma kompostihunnikusse. Ma ei ole järgi proovinud, kas ta siis on lagunev või mis aastate jooksul, aga võib siis seda kaminas koos puudega põletada. Ja mahutavad need kohvid siis 24 millilitrit kohvi ja kui varasemad need kapslid Nespressol olid raudselt 5,5 ja ei mingit muud varianti, siis nüüd siin on kohvi 7 kuni 11 grammini mahub, et erinevad nad on nii oma kohvi kaalult siis siin sees ja suhteliselt vähe on pakendit, et see ainuke ümbris ongi ja mitte midagi rohkem, et see pakend moodustab sellest massist 12%. Et see on ka siis see pool, et miks ta nagu loodussõbralik on, et ülearust pakendit ei ole. Nii. Ja säilivusajaks lugesin 52 kuud. See pole jällegi mingi selline kusagilt ametlikult kodulehelt, aga tuli siit artiklist välja. Nii et kui uskuda teda, mis ta enda töö kohta räägib, siis on see fakt seal kirjas. See oli eelmise aasta lõpus ilmunud ajakirja, siis oligi saanud 20 aastat täis selle nii-öelda tema patenteeritud. Ta ise ütleb siin samas artiklis, et see 90-ndal loodud uus süsteem on põhimõtteliselt aluseks kõigile või enamusele tänapäeval tehtud kohviautomaatidele ja nendele, et need on nagu variatsioonid sellest, mis tema 90-ndal nagu välja mõtles ja tegi. Kui te nüüd lähete ja piilute, milline Pauliga Kupsolu välja näeb, siis nagu suht sarnane, aga eks need kõigil on erinevad rõhud ja arvutatud välja erinevad segud ja kui kirjanduse andmetel head espressot ei saagi muud moodi kui kokku segades erinevaid kohvisid, siis siin on kasutatud ka ju araabikat ja siis robusta kohvi ja eks see on suur sõjasaladus, mis siin täpselt koos on, ega seda keegi ei avalikusta. Aga selle masina pluss on minu meelest küll see, et tal on üks ja ainuke nupp siis, millega ma reguleerin, palju siit seda vett peaks tulema. Kas sa teed meile näidisdemonstratsiooni?
me võime teha näiteks demonstratsiooni, kõigepealt tuleb see masin sisse lülitada, et ta niimoodi eelsoojenemine toimub. ja selleks kulub umbes minut. kasutamiseks valmis, kui on, siis annab märku üks sinine tuli. ja nüüd, kui ma tõesti ei taha sellist kanget kohvi, siis on võimalik, siia praegu mahub suurem tass ka alla. ei ole kahjuks tassi. nii. ja kui ma nüüd ikkagi tahan selle väikse tassi teha ja ma olen endale kusagile kollase diivani kõrvale selle masina sättinud, siis ma ei taha, et neid kohvipritsmeid terve elamine täis oleks. Siis ma lihtsalt reguleerin selle aluse kõrgemaks ja siis see kohvi, mis sealt tuleb, jääb ikkagi tassi. Need kaks sellist varianti on tassi jaoks. Nii, nüüd on valmis see. Paneme suur tass. Teeme siis selle nii-öelda pika tassi või. See on ja nüüd täpselt nii kaua, kui see lüliti sees on, nii kaua see kohv seal külgub. Et kirjanduse põhjal jällegi on siis 25 sekundit selline aeg, kui kohvist tulevad kasulikud asjad ja kui see kohvi nüüd tuleks sealt või vesi tuleks läbi kohvi kauem, siis juba võtab ta kaasa ka kõik igasugused mittevajalikud ja nii-öelda kahjulikud ained. No me patustame selle itaallaste reegli vastu ja laseme tassi nii täis. Tegelikult võiks siia 50. Saan. Nii. Kes siis esimene? Ja neid espressosid ise Allegro ja kui seda tõesti teha, siis seda Itaalia moodi, siis see peaks olema kõige kangem kohvi nendest. Nüüd nii nagu reeglid ette näevad, tuleks talle siia 2 korda vähem kohvi vett panna kui teistele kohvidele. Nii, see nii-öelda keskmine kohv. Ja kõigil neil, klaastassi. No vaatagi nii ka tuleb. Ei ole sellist piirkonda, kus tuleks lubeb ja lisa. Ainuke juhend on siin kaasas, aga siin isegi ei ole ja mahutatakse kuni 8 kapslit ja siis tuleb ikka ära tühjendada. Me just mõtlesime, et oleks rohkem perenaist seal raamatus, et